Tere taas kuulama Uncast Estonia podcasti. Ilma pikema sissejuhatuseta täna meiega taas tagasi Reimo, kes võtab sõna, ja Anatoli on siin meil kohal ja mina Arto saatejuhina. Nii et tere tulemast saatesse, mehed. Tere. Tervist. Tänases saates siis taas kord tervise ja toitumise teema ja siis Reimo meil täna põhiliselt räägib ja Anatolil oli tegelikult huvida üldsegi siia saatesse saada, et siis sõna võtma nendel teemadel. Et Anatoli, kuidas sinu mõttekäik selle kõige juures oligi, et äkki mainid? Jah, tänud kuulamas kaasa mõtlemast, et tänase saate mõte on rääkida tervislikust toitumisest ja sellisest kõigest, mis nagu kaasas käib ja on varasemalt olnud juttu limavaba toitumisest, see on siis terve keha saade ja saate tegemise mõte seisneb selles, et inimestel oleks lihtsam teha valikuid, et see info, mille põhjal teha valikuid ja mida märgata ja kust infot ammutada, mida tähele panna, et teha teadlikke valikuid, mis on kooskõlas parema tervise hoidmisega või selle toetamisega või taastamisega. Kõik, mis me siin saates räägime, on, kuidas seda paremini sõnastada? Mitte toitumisalane nõustamine. Ja meelelahutus. Et see on selline rollimäng. Mängin inimese rolli, kes lihtsameelse rolli, kes on siis liva meditsiini õnge langenud. Noh, me räägime tervisealadest teemadest, aga meelelahutuslikus võtmes, et igaühel on ikkagi see vastutus oma tervise ja valikute eest, et see igaüks peab neid valikuid tegema ise. Me lihtsalt toome välja mingid teemad, aspektid, siin mingid meetodid, tähelepanekud, mis on endale tundunud olulised ja millest me oleme siis kuidagi kasu saanud, et mis on meile nagu meeldinud ja sobinud, et siis jah, lihtsalt on selline nagu jagame seda infot, mis on meieni jõudnud ja soovitame kõigil iseseisvalt edasi uurida. Just, et nagu kõigi meie saadete puhul väga tähtsal kohal on vabatahtelisus, et kas keegi soovib seda rollimängu kaasa mängida, see on tema enda vaba tahte küsimus. Mina lihtsalt, mulle meeldib see rollimäng ja siis ma jagan sellest soovijatele siin. Okei, et lähme siis teemaga edasi. Varem olen ma rääkinud terve ihu saates, keskendusin limavaba toidu tervenemissüsteemile, mis on veidi erinev, keskendub rohkem ülemineku protsessile ja loomulik hügieen siis läheb detailidesse. Nagu limavabagi süsteem, nii leiab ka see loomulik hügieen, et inimene on füsioloogiliselt puuviljatoitlane. No, siin on erinevad aspektid mängus, et ütleme, soolestiku ehitus ja pikkus ja inimese üldine sarnasus puuviljatoitlaste loomadega nagu primaatidega. Näiteks fakt, et inimene eristab värve, mida näiteks lihasööjad niimoodi sellisel viisil ei erista, et nemad jälgivad rohkem neid liikuvaid saakloomi. Aga inimene, kõik värvilised asjad hakkavad kohe silma. Ja käte ehitus ja meil on lihtne vilju korjata puu otsast ja marju noppi ja nii edasi. Aga looma tapmiseks jällegi küüniseid ja selliseid asju, korralikke kihvasidega õieti liikuvat lõualuud meil ka ei ole. Kuidas siis sellise toidu peale minna? No, igaüks teab, et
toitumist muuta ei ole lihtne üleöö. Limavaba süsteem nagu seda selgitabki, et tuleb, kuna meid on süstemaatiliselt üle viidud sellele toitumisele, siis ja see on võtnud kaua aega. Igaüks teab, kuidas lapsed on, lastel, beebidel juba on gaasid ja probleemid ja ei saa kohe anda beebile kotletti kätte, et vaikselt õunapüreega ja niimoodi siis jälle kaerapudruga ja nii edasi. See on pikk protsess. Ja samamoodi, kui nüüd tagasi liikuda, siis õige toitumise peale, siis on samamoodi pikk protsess. Aga kui nüüd rääkida loomulikust hügieenist, siis see distsipliin keskendub siis rohkem asja loogilisele küljele, et selgitab lahti, kuidas siis inimese keha tegelikult reageerib erinevatele toitudele või ainetele, mida peetakse toitudeks. Korra segan, kas see hügieen, ma ei tea, minule seostub see kohe nii-öelda kaenlaaluste pesemisega ja siukse üleüldise nii-öelda ihu korrashoiuga, et just nimelt. Sa mõtled seda kuidagi siin juures? Et see loomulik hügieen hõlmab lisaks toidule ka liigutamist, puhkust, päiksepaistet, puhast õhku, puhtust, aga ka vaimset tasakaalu, rahulolu. Aga peale toidu kõik see on nagu tänapäeva inimesele mõistetav lihtsalt. Aga toidu teemaga on nii palju keerukust asjasse toodud, et väga raske on inimesel kuidagi orienteeruda seal tänapäeval. On erinevaid dieete ja erinevaid lähenemisi, aga ükski ei hakka nagu algusest peale. Et kõik nagu rajanevad ikkagi sellistel savijalgadel ja valel alusel minu arvates. Räägin siis mõned erinevused selle limavaba süsteemi ja loomuliku hügieeni vahel. Kes ei mäleta või ei ole kuulnud, siis terve ihu võiks ennem ära kuulata, siis on lihtsam mõista, millest ma räägin siin. Suurim erinevus minu arvates nende süsteemide vahel on, et üks loomulik hügieen ikkagi säilitab, ütleme need mingil määral need toitumisteooriad, et kaloriteooria, kus inimesel on vaja süüa teatud arv kaloreid, et siis on kõik korras. Või siis toitainete teooria, et inimese keha ehitamiseks on vaja teatud komponente, mis peavad olema igapäevases menüüs. Limavaba süsteemis on selline valem nagu vitaalsus võrdub maksimaalne saadaolev elujõud miinus tõkestatus või ummistatus. See tähendab, et mida vähem on kehas ummistust, seda rohkem on sul elujõudu. Vitaalsus tähendab. Ja nullummistusega on siis maksimaalne elujõud, mis sul on võimalik. Ja kui see ummistus võrdsustub maksimaalse saadaoleva elujõuga, siis saabub sellel kehal parim enne saab läbi. Lõpp saabub. Ja. Võib-olla paari sõnaga, et mis see ummistus või takistus, millest see väljendub, et see on arusaadav, et inimesed haigestuvad ja ütleme, vanas eas on palju mingi muresid, aga võib-olla, et mida see siis mitteloomulik hügieen või toitumise mõttes siis kaasa toob? No see ongi, siin on kaks põhilist aspekti sellel ummistusel, et üks on nagu kohe selline füüsiline soolte ummistus, kus mitte sobivad toidud, nad ei lähe, ütleme, soolestikust puhtalt läbi. Näiteks tärkliserikkad teraviljad,
soolestikus ka, et need, ma muidugi ise ei näe sinna soolte sisse, aga nii palju, kui ma olen, ütleme, tundub loogiline ja see, mis inimestest välja tuleb, selle järgi ma nüüd räägin, et soolte sisekülgedel tekib selline kaitsekiht või, et inimene on suuteline üldse selliseid happelisi toitu nagu loomsed, kõik loomsed toidud. Et neid üldse, ütleme, taluma. Ei aja enam valus kõverasse mingi aja pärast. Ja sellepärast ka lastel see üleminek võtab aega, et kuni see, ütleme, see limakiht tekib soolte peale piisavalt paks kunstlik lima. No siin tuleb vahet teha muidugi soolte enda see eritatav lima kaitseks happelisuse eest ja siis see ladestuv tärklise lima. Ja siis ütleme, samamoodi need ütleme, loomsed tooted, liha, need nõuavad suurt maavappesust ja see happesus sooltes ikkagi teeb oma töö. Kogu keha muutub ajapikku happeliseks, sest see ei ole ühekordne, et see pidevalt igapäevaselt inimesed söövad ju liha. Ja see, ütleme, see ummistatus on siis nagu keha sisemine kudede happesus ja kudede, ütleme, selline elukeskkonna halvenemine pidevalt ja siis lõpeb see asi sellise kudede ja organite degenereerumisega. Sellepärast seostatakse ka seda, ütleme, sellist südamehaigusi näiteks sellise valgurikka lihatoiduga. Tsainastadi, kuidas see Hiina uurimus pikaajaline ja mis need asjad on, eks. Neid olen natukene uuritud ka, aga mitte liiga palju neid uuringuid ei tehta, et kõigile meeldib liha süüa. Jah, ja loomulik hügieen siis leiab, et on vaja neid toitained, aga limavaba toidu tervenemissüsteem siis keskendub nagu selle ummistuse, et põhiline on ikkagi kahjulik, mis kehast eemaldub. See on nagu olulisem kui see, mil määral sul nii-öelda kütet peale tuleb toidu mõistes. Teine erinevus loomuliku hügieeni ja limavaba süsteemi vahel on see, et limavabas süsteemis on rasvased toidud on lima tekitavad ja happesust tekitavad. Isegi, ütleme, süütuna tunduvad toidud nagu avokaado, pähklid, rääkimata õlidest. Üleminekuliselt saab muidugi kõike kasutada ja järjest leevemaid variante valida aja jooksul, kuni nendest loobuda suudetakse vajadusel. Aga loomulikus hügieenis on rasvad oluliselt mingil määral. Tuleb mingil määral siis süüa pähkleid ja avokaadosid ja selliseid asju. Aga mitte nagu hulluks minna nendega, et toortoidu seltskonnas on väga populaarsed igasugused gurmeetooted nii-öelda, kus on tootu hulk pähkleid mängus tavaliselt. Ja muidugi avokaadosid. Mõni sööb neid mitu tükki päevas. Aga loomulik hügieen soovitab nendega piiri pidada, et vähesel määral. Mingil, nad on sellise 80-10-10 veidi sarnased selle suhtumise põhjal rasvasse. See 80-10-10 on see, kes oli ju. See on koht nagu eraldi raamat ja mingi teooria ja uuringud, et see on siis rasva, selle limavaba või see on nüüd, mis kuuluks rohkem selle naturaalse hügieeni? Pigem jah, selle naturaalse hügieeni sarnane on see. On lihtsalt väike erinev bränd ja võib-olla mingid nüansid seal, ma ei ole niimoodi süvenenud.
80-10 lugesin kunagi läbi küll, et see avas nagu rasvade kohta rohkem silmi, et selle Arnold Ehrenreiti raamatus rääkis küll natuke sellest, aga seal nagu lahkas seda paremini, et kuidas need rasvad ikkagi toimivad ja et see asi nagu liialdamine ei ole ideaalne. Okei, ehk siis ma võtan nagu, kuidas mina praegu aru sain, et siis see limavaba toitumispõhimõte või see meetod on siis, et kuidas võimalikult efektiivselt, kiiresti, ma ei tea, jääkainetest või kuidas keha saaks puhastuda, siin väga palju igasuguseid mingid detox, mingid dieete ja nii edasi. See on siis selle printsiibiga, et põhimõtteliselt seda on võimalik siis pika perioodi jooksul täpselt endale sobivas tempos, aga nii, et sa ikkagi sihid seda, et see puhastus saaks toimuda, et kehas jääks järjest vähemaks seda nagu ummistust nii-öelda, on siis nagu parem see veresoonkond, seedimissüsteem ja nii edasi, et ja siis naturaalne hügieen on siis see, et kui siis fookus on lihtsalt selle terve olemise, et kuidas nagu selline, mis on see nagu mõistlik normaalsus, kus ei teki seda mingit ummistusi, takistusi nii-öelda või koormata keha ja et on sellist taotlus siis pakkuda või elada, et on sellist tasakaalukat elu, või mis nagu veel selle? No tegelikult mõlemad ikkagi toetavad sellist tasakaalukust ja mitte mingeid äärmuslikke pikki paaste ja välja arvatud juhul, kui see olukord nõuab, et keha, ütleme, annab teada, et ma tahan nüüd puhata, ma ei ole söögiisu, midagi sellist selgelt aru saada, et nüüd on vaja paastuda. Et kummaski nagu ei soovitata võtta nüüd plaan, et nüüd ma kuu aega olen veepaastul, eks, 0-st. Ja siis on hull detox nüüd, et nüüd ongi korras, et nüüd ma olen puhas. Nii lihtsalt see ei käi. Keha puhastub omas tempos, et see tuleb nagu vaikselt selle ülemineku protsessis loomulikult jõuab kohale sel ajal, kui sa oled selleks valmis. Sest kui sa teda kuidagi forsseerid ja juhtub, et see lõpuks tulebki peale ja sa ei ole selleks valmis ja võib-olla infot ei ole ka nii palju nagu endale omastatud sisemeselt seda kindlust, et see tee viib õiges suunas. Siis väga paljud suure sammu astuvad tagasi, ütleme, oma vanade harjumuste suhtes, mis olid neid juba korra ummikusse viinud, et selline kiirustamine ei ole kummaski toetatud. Ütleme ikkagi see limavasüsteem ei selgita nii, ütleme, keskmisele inimesele arusaadavalt, et selline keskmine limava dieedi lugeja, kes ei tea, ütleme, nende praktiseerijate gruppide olemasolust näiteks Facebookis. Ja ei ole selles nagu tegelikkusse süvenenud, et kuidas see siis praktiseerimine tegelikult käib, need loevad sealt lihtsalt välja, et inimene on puuviljatoitlane ja vahest tuleb paastuda, ega rohkem midagi eriti meelde ei jää. Ja siis ongi nii, et hüpatakse pea ees sisse, kohe tead ainult puuvilja peale, et seal raamatus on ka natukene eksitav see, et on mingi 2-kuuline, 8-nädalane üleminekuprotsess kirjeldatud, et umbes menüüd ja et kuidas seal. Et peale seda siis inimestel jääb mulje, et siis oled kohe valmis puuviljadele minema. Aga see oli nagu
minu arusaamist mööda see raamat oli ikkagi kirjutatud eelkõige nende süsteemi, ütleme, praktiseerijate jaoks selles mõttes, kes ise nagu patsientidega nii-öelda tegelesid tollal 20-ndatel, kui ta selle või 1910-ndate lõpus, kui ta selle raamatu kirjutas või alustas kirjutamist, et tegelikult neid üleminekulisi meetodeid saab kasutada nagu eluaeg. Aga jah, et loomulik hügieen jah, et selgitab nagu kuidagi põhjalikumalt neid asju. Kuigi ütleme, siiski toitumisteooriate seisukohalt, mida ma ise väga ei toeta. Aga sellest hoolimata, et kes soovib, kellele see tundub loogilisem, siis ja ma usun, et neid on rohkem kui limavabast teadis, et siis tasub kindlasti tutvuda. Ma mõtlen, mis saab nendest inimestest, kes näiteks, kellel on mingid allergiad näiteks, tahavad küll süüa, ma ei tea, mingid pähkled või värke ja lihtsalt ei saa. Et ma ei tea, südame pahaks või mingid muud reaktsioonid või naha peale mingid lööbed või et nagu, ma ei tea, kas siis peaks ka paastuma, äkki mingid parasiidid kuskil möllavad või mingi muu kehamürgitused, mis tõttu nagu ei taha nagu see toit nagu kuidagi olla vastu võetud või keegi või miski nagu takistab seda normaalset toidu vastuvõtmist. See üleminek käibki niimoodi, et sa hakkad ajapikku valima nagu selliseid kergemaid kehale vähem ummistavaid toitu, mida sa naudid. Pähkleid ei saa süüa praegu, siis ei söö neid. Sööd mingid muud, avokaadosid või midagi. Ei ole vaja tingimata pähkleid süüa. Toitumisteooriad tavaliselt käivad nii, et tuleb süüa nii-öelda häid rasvu, mis on minu seisukohalt ka müüt. Aga head rasvad, avokaado on kindlasti hea rasvad selles süsteemis välja. Parem kui rapsiõli kindlasti. Igal juhul. Et tuleb valida jah, kergemaid toite, limava süsteemi selle prof. Spiira täiendustega, ütleme selliste kommentaaridega raamatus on toitude nimekiri, seal on päris arusaadavalt ja päris hästi klapib tegelikkusega minu 7-aastase praktika järel. Mida, ütleme, limavabad toidud, seda kauem ma neid söön, et paljud on ära langenud, mida enam ei taha. Ja neid, mis on alles jäänud, need on seal ka limavabas kirjas tõesti. Aga Reimo, mida sina sööd? Kui oleksid seda küsinud mingi 5 aastat tagasi, 6 aastat tagasi, oleks see vastus olnud erinev. See muutub pidevalt, aga praeguseks söön jah sellist Moosese esimese raamatu 29. punkti toitu enamasti, et 99% ajast vähemalt, kui mitte rohkem. Puuviljad ja rohelised salatid. Et sellise muu kraam enam nagu kuidagi hästi ei mõju enam. On mingid maitseained või ma ei tea, köömned või till või mingid asjad, mis nagu... Ütleme, tilli aeg-ajalt kasutan. Sellised stimulandid on vaikselt ära kukkunud, nagu sool ja piparammu. Sool ka. 2021 ma tegin soolavaba aasta üldse. Peale seda on see enam-vähem ära jäänud. Praeguseks üsna täielikult, et natuke ebausklik. Niipea kui ma ütlen, midagi on täielikult ära jäänud, siis on kohe platsis jälle. Aga ei ole ammu söönud, jah. Ta võib-olla mainikski, et selle naturaalse hügieeni alla või kuidas ütleme, ongi need sool, pipar, mingid vürtsid, ma ei tea, kohv, ma saan aru, et mõned teevad mingid paasta, mingi protseduure koos kohviga, et mis seal selle naturaalse hügieeni puhul välja tuleb? No seal on jah, nendest stimulantidest on ükshaaval seal kirjutatud jah, et
nii soolast kui teravatest maitseainetest, ravimtaimedest. Need on ikkagi, kõik on pisut mürgised ja erineval määral ja stimuleerivad, mis ärritavad keha üles, tekitavad sellise puhastamisreaktsiooni. Tekib selline energiline tunne, aga see on nagu koormav närvisüsteemile ja kehale oma hapesuse tõttu. Teravad maitseained näiteks, et soolestikule ka ei ole kuidagi kasulik. Mis põhimõtteliselt ongi, ma ei tea, see taimeravi nimetatud, et ma ei tea, iga päev mingid kummeliteed, piparminti, et see on selline, mis ei kuulu selle naturaalse hügieeni alla, ehk siis see on miski, mis tegelikult pikas plaanis kurnab. Okay. Ta tekitab mingil määral mürgistust. See mõjub täpselt samamoodi nagu iga ravim. Tekitab mingisuguse mürgistuse, keha läheb aktiivselt sellega tegelema, aga mingid sümptomid kaovad, eks ole, mis sul ennem olid ja sina hõiskad, et oho, ma sain terveks. Selle asemel, et keha oli läinud tervenemisrežiimi, üritas puhastuda kuidagi. Aga sina peatad selle kuidagi jälle. Mingite selliste pisut mürgiste või palju mürgiste ainetega. Tervenemise režiimi sa pead ilmselt siis silmas seda, et inimene üldjuhul ütleb, et see on haigus, on ju. Et ta ahelad haigeks jäänud, aga tegelikult on vist, ma saan aru, et siis keha mingi oma reaktsioon või süsteem, et just puhastada need mürgid välja. Just. Et siin on väga erinev vaatenurk, kus ütleme inimesed tavaliselt, kuidas nad sellele asjale vaatavad ja kuidas siis nagu loomulik hügieen ja limavabasüsteem asjale vaatab. Et tavaline inimene arvab, et nüüd on haige ja kui sümptomid kaovad, siis ta on jälle terve. Aga pikalt sümptomeid niimoodi alla surudes, siis see lihtsalt takistab kehal puhastumist ja ajapikku muutub see krooniliseks, kui sa enam sa ei jäägi enam haigeks, ütleme, on selline periood vahepeal, et mõni inimene ütleb, ma ei ole 20 aastat haige olnud, enne seda ta oli võib-olla tihti haige ja alati lükkas edasi selle mingite kas tablettide või millega iganes. Ja nüüd on ta siis ütleme sellises seisus, kui mingi hetk on südamerabandus, eks ju. Aga kuidagi ei anna nagu seostada seda varasema käitumisega, kui just ei ole tuttav loomuliku hügieeni lähenemisega. Ma korra enda poolt lihtsalt veel kokkuvõtteks, siis loomuliku hügieeni eesmärk on toetada keha kui tervikut ka selles inimesele märkamatuse astmes, ehk siis et see, et meil ei ole sümptomeid, siis see ei tähenda, et kehal on hästi, vaid et me peame kuulama keha veel tähelepanelikumalt ja võimaldama kehal teha, mis on kehal vaja, mitte me ei pane kogu aeg nagu kätt ette või me arvame, et me oleme targemad ja me teeme, ma ei tea, nüüd võtame seda, ma ei tea, ravitaime või võtame seda rohtu või nüüd teeme paastu, vaid et sa õpid päriselt keha kuulama ja lõpuks ometi lubada kehal teha, et keha on nagu tohutult tark, et lihtsalt tal lõpuni toimetada või mis iganes need protsessid on, et siis mitte vahele segada. Ja samal ajal siis ongi teha neid valikuid, mis on sellega nagu kooskõlas, et ilmselgelt nagu ilma vee ja toiduta pikalt ei ela, et siis mis on siis need valikud, et siin on jälle, et kui palju vett juua, et kas juua on nagu, ma ei tea, keegi ütles, et ma ei tea, 2 liitrit või rohkem või eks jälle, milline see vesi on, kas ta on siin kraanivesi või allikavesi või pudelivesi või mis ta seal on või ütleme toit, et
toit, kus ma nagu vaatan, et okei, ma pean kilokalorid täis saama, ma pean kõik need vitamiinid täis saama, et lõpuks on see toit, mis on selline nagu ülimalt sünteetiline ja eladki nagu nende vitamiinipurkide keskel, et siis see ei ole nagu see, mis oleks naturaalse hügieeniga nagu kooskõlas. No kõigepealt jah, see, et põhjus, miks inimene kaua ei ela ilma vee ja toiduta ongi see sisemine toksilisus, et paastuolukorras, ka sunnitud paastuolukorras hakkab keha, läheb tervenemisrežiimi ja kui ta üritab neid toksiine happelisust kehast eemaldada ja kui seda on liiga palju, et inimene taluda suudaks, mis enam-vähem igaühel on, siis saab asi eluohtlikuks kiiresti. Nüüd kui näiteks vee joomine, et kui palju seda vett peaks jooma, et kas üldse nagu peab sellele nagu suurt rõhku panema, et kui nii palju värsket tarbida, et on seal vahet siis, milline see vesi on ja kas on siis see destilleeritud vesi naturaalne, et loomulik, et kui palju looduses sellist üldse nagu leiab? Limavasüsteem nagu veest ei räägi eriti peale mõne veepaastu mainimise. Aga loomulikus hügienis on sellel tähtis roll. Ütleme, ma tunnistan, et ma ei ole loomuliku hügieeni kirjandust eriti lugenud. Ma olen ise limavasüsteemi praktiseerija valdavalt. Kuigi loomulikust hügieenist olen saanud ka häid selliseid inspireerivaid mõistmisi. Üks nendest ongi vee joomine. Tänapäevased praktiseerijad, keda ma olen nagu jälginud, siin Maria Manaza, Facebookis Maria Maza ja siis Lauren Faris ka Facebookis olemas. Ja neil on Facebookis vastavat gruppi, teevad iga kuu tasulist. Ja mõlemal on kodulehed, mis saate all lingime. Ja siis selle rawcase.com, kui ma ei eksi, on siis see leht, kus saab sinna Facebooki gruppi ennast registreerida. Et kes soovib asja niivõrd tõsiselt ette võtta ja vajab sellist toetust. Aga nad jagavad seal Facebookist oma profiilide all postitusi selle süsteemi kohta ja sealt saab palju kasulikku infot. Aga vesi et nemad soovitavad siis 4-6 liitrit päevas juua, mitte kohe üle öö kohe sellele üritada 6 liitrit juua, aga siis vaikselt üle minna, üleminekuliselt läheneda jällegi, et võib-olla läheb selleks pool aastat, et 4 liitrit juua. Mul läks ka mingi aastake, et see suvi sain ikka 4 liitri lähedal joodud küll, aga niimoodi loomulikult, et kui tunned, et nüüd tahaks jälle midagi näksida, siis tihti peale avastad tegelikult, et ei, et tegelikult ma tahan juua. Mul on janu tegelikult. Ja siis kulistad natuke vett ja õhtul vaatad, et 3-4 liitrit ongi kulunud. Aga algus oli väga keeruline, et kui pool liitrit või liiter oli juba kõva sõna. Et oli väga vastumeelne see vee joomine. Sest ikkagi maitsev puuvili see ikkagi stimuleerib. Et igasugune toit on tegelikult limavasüsteemi järgi näiteks on stimulant lõppkokkuvõttes. Et kõige kergem on ikkagi ja kõige rohkem energiat on ikkagi minul ka. On siis, kui on mõni selline tööpäev näiteks, et kui hommikul ei söö, päeva jooksul ka saad ilma hakkama ja siis ütleme seal peale lõunat millal kell 2 paiku või siis üldse õhtul mõnikord.
sööd alles, et siis sellised päevad on nagu kõige energilisemad peale lõunat. Toit on küll stimulant, aga päris energia on ikkagi see, mis Jumal on inimesele andnud. Nüüd destilleeritud vett jah, soovitavad nemad. Ma tean küll, et on olemas teooria, mis ütleb, et destilleeritud vesi viib kehast välja kasulik mineraale. Aga minu teada ka loomulik higien vaatleb, ütleme, mineraale kui mitte omastatavaid aineid, et ütleme, mineraalsel kujul aineid tähendab, et neid saab keha nagu omastab või siis limavasüsteemi seisukohast vaadata, tuleb toime siis kergemini nende taimsete versioonidega mineraalainetest, ütleme, orgaanilisel kujul nii-öelda. Et see ei ole üldse nagu mingi teema tegelikult, et aga ütleme, see vesi, ütleme, lahustab küll, ütleme, kui sa oled söönud palju soola eluaeg iga päev ja siis lõpuks loobud sellest. No siis ega see sool ka jätab oma jälje kehasse. See, kui inimesed paasturežiimis limast vabanevad, siis tihtipeale ütlevad, et see on soolane neil. Et see soola, ütleme, ja neid happelisust, see vesi kõik, ütleme, lahjendab kehas, kui oled piisavalt kaua aega juba uuesti vett jooma hakanud ja vett joonud igapäevaselt. Et noh, kõik ei tule lihtsalt WC-s välja, vaid nagu kehasse midagi pidama ka ja lahjendab seda saastatust. Solution to pollution is dilution, ütleb see Lauren Faris. Et see ongi, et saastatuse laiendamine. Ja kas nüüd igaüks peab kohe või aasta pärast ka, et kas ta peab siis tõesti 6 liitrit vett jooma? No see on nende seisukoht, eks ole, et igaüks peab avastama, et paljudel mugavalt on võimalik juua ja suvel oli lihtne siin peaaegu 4 ja vahest isegi 4 täis vett juua, 4 liitrit vett juua. Talvel see nii jõudsalt ei lähe, aga paar liitrit ikka. Minu näitel näiteks, eks. Sina avastad endale oma. Kui sa soovid seda proovida. Kas see neerudele koormavaks ei osutu, et neerud peavad liiga palju tööd tegema või kuidas see nagu, või milles? Ilmselt osutub, kui sa üritad järgmisel päeval 4 liitrit juua. Ja sellepärast ongi... Järsk muutus ei sobi. Ja. Pidigi, ütleme, kes on nüüd pikemat aega joonud, no selles mõttes, et pikemat aega mitte 2 nädalat, aga 2 aastat ütleme juba. Selles mõttes pikemat, et see juba räägib, et algul tuli see vetsu vahet joosta jah, aga hiljem nagu ei ole enam nii hull see asi, et ütleme, üks nüanss on see, et see vesi aitab kehal neid happelisust välja viia, et see tihe vetsus käimine on ka happelisusega põie ümber, ma arvan. Et kui see hakkab lahjenema, siis see asi ei ole enam nii kriitiline ka. Et tuleb siin nii tihti joosta. Ja siis osa sellest veest suudab keha juba nagu kuhugi kudedesse ka viia, aga ma kujutan ette, et ei ole vaja ka nii tihti joosta. Ja muidugi välja higistada ja niimoodi. Limavabasüsteem räägib, seal on tähtsad ikkagi need, ütleme, aurutatud, keedetud, küpsetud aedviljad, et neil on selle üleminekul tähtis roll. No, ütleme, need praktiseerijad, keda ma mainisin, need ka ei demoniseeri kuidagi neid, ütleme, selliseid küpsetud aedvilju ja asju, et need seal ei ole küll sellist mõistmist, et nii head, et
et on erinev asi, on kartul ja suvikõrvits on erinevad asjad, et üks on tärklisena, teine ei ole. noh, seal üleminekuselt süüakse igasuguseid asju, aga ka nemad soovitavad, et samamoodi nagu liimavabas süsteemis, et ikkagi suure salatiga, noh, rohelise salatiga süüa koos. Teha omale salat kurkide ja asjadega ja siis koos sellega süüa neid liimatoite nii-öelda. Korra segan selle mõttega vahele, et kui mõtlen, et okei, vägev, teeme puuviljatoite, värkesärke, siis loed kuskilt saad teada, kuidas kõik need apelsinid on nii jõhkalt ära mürgitatud ja õunad on mingi X ulmelise mingisuguse rasvakattega, mis on välismaalt ostad, aga õnneks meil muidugi Eestis on õunu on nagu saadaval. Et see on positiivne, aga ütleme igasugused banaanid, mis on selle Bill Gatesi märgiga või noh, tead küll, need selle rohelise ja see APL ja need rohelise konnaga ja mille kõigega võtt. Et idee poolest ma mõtlen, et seda mürgitamist on nii palju ja siis nagu püüad nagu kuidagi oma kehale anda sellist väärt toitu ja siis ongi see, et kas seda ei õnnestu saada või see on hirm kallis, kui saad mingit puhast ökokraami kuskilt ikkagi õnneks soetatud, aga ma ütlen, see võib nagu lihtsalt osutuda keeruliseks ja võib-olla psühholoogiliselt see nagu tundub selline suuremat sorti ettevõtmine ja noh, mingil määral võib-olla kallis lõbu. Ja et kraanivesi võib-olla ei ole kõige parem variant, et siis nagu see, et noh, vaja kuskil see destiliseerimismasin saada. Ühesõnaga lihtsalt see, et mõistus võib hakata nagu ette söötma neid erinevaid põhjuseid, miks mitte üldse nagu hakata paremuse suunas eriti palju liigutama, kui sul just ei ole pidevalt mingi kroonilised hädad, eks ole, et mis lõpuks nagu sunnivad su nurka ja tunned, et okei, midagi ma pean nüüd hakkama muutma siin, eks ole, et siis on nagu teine lugu, aga ütleme selline, et kui lihtsalt mõtled, prooviks ära, vaataks, mis saab, aga lähed poodi, ei tea, seda nagu ei saa, toda nagu ma ei tea. Ja siis ongi see, et okei, aga kust ma siis nüüd siin pihta hakkan ja mis need head variandid siin oleks, et kas ma siit koobist ikka saan osta neid, mida mul vaja on. No see on selline suures osas selline psühholoogiline operatsioon, et minu ütleme, isiklik kogemus ja tunnetus on nagu viinud järeldusele, et seda on väga harva, kui need viljad on nagu tajutavalt kemikaalised. Noh, kunagi sellises peavoolu ajakirjanduses, noh, ma ei loe küll, aga minu mulje on, et sealt kunagi sa ei näe mingit mis lihas sees on, et millised ravimijäägid ja hormoonid ja mädakolded, millega keegi ei tegele, mis läheb kõik pooltoote või valmistoote sisse ja noh, sellest ei räägita kunagi. Ja sellest, kuidas teravilja hoitakse näiteks sellises hoidlas, kus tuvid sisse lasevad ja siis see läheb jauks rahulikult. Või noh, kus, kes teab, vahest mõni rott ka või. Aga jah, sellest ei räägita, aga puuviljad perioodiliselt tulevad mingid. Nii et igaüks elu jooksul loeb neid mitu tükki. Kus jälle maasikad on marumürgised. Ma ei tea, vahest arva on tõesti, mingi vili on tõesti tunned, et see läheb prügis. Mingi kurk oli kunagi, aga arva. No, ma olen seebimaitselist porgandit saanud, et ei tahtnud rohkem nagu osta samast poest, aga mujal see juba tunned ära nagu maitsest tegelikult, nagu usaldad seda, et. Aga noh, minu enda selline väike teooria on selline, et viljad on kõige puhtamad taime juures. Et kui muretseda, siis juurika pärast, et seda ökot osta. Aga minu teooria on see, et juurikas puhastab suurema osa mürkidest sealt välja, mis see mulda pannakse ja siis ütleme puuviljad, noh need pesed lihtsalt. Ütleme viinamarjad ja sellised, need siis soodavees leotad natuke aega siis loputad natuke ja puhastad selles mõttes. Aga ei, tuleb ette jah, et seda on lausa tunda, aga üldiselt see ei ole nagu probleem minu pikaajalise kogemuse järgi.
mingis mõttes tuleb siis no, see esimene pool küsimusest oli siis, et kui on kulukas ja millest alustada, no mingis mõttes ongi siis nagu investeering, et sa saad aru, et noh, kui ma ise ei hoolitse tervise eest ja ei paku tervisele head kraami, et siis paraku maksab kätte, et kas on vaja siis tagajärjed lihtsalt räägid nagu enda eest, et lihtsalt mõnel veab, mõnel ei ole midagi tõsist ja saab elu jätkata. Mingis mõttes on siis see nii-öelda pühendumus sellele, et millise kvaliteediga elu elada. Et kui ideaalselt ei saa, ei tähenda seda, et siis üldse mitte teha, vaid pigem nagu siis ongi see teadmine, et ma teen nii hästi, kui ma olen parajasti võimeline. Ja lõpuks on see, et ma ei tea, saad oma rõdul endale mingid rediseid kasvatada, kui ma ei tea, kas on nagu läheb sinna naturaalse hügieeni all, aga et võib-olla mingi kurgitaimesed endale kas või aknale panna ja siis neid kurke süüa, et noh, juba nagu ma arvan selline hea samm. Ja kui tuvid sinna, siis tulevad paigutama midagi, et siis see mõjub ilmselt väetisena. Ja redis, ma ei ole redise peale niimoodi, redise koha pealt midagi just kohanud täpselt selle juurika kohta, aga mina redist ei söö juba mitu aastat, et lihtsalt ta on liiga, ütleme, intensiivne jällegi stimuleeriv selline. Ma olen ka samas väga mahedaid rediseid saanud, et mis on nagu lihtsalt nagu vaatadki, et ei olegi nagu redise maitset. Vahest juhtub, jah. Tõsi. Ja mina siin kasvatasin ise oma juurvilju sellel aastal. Et porgandid ja kaalikad ja peedid läksid maha. Ja peedist ja kaalikast ei saanud midagi. Ja porgandid sai terve hunniku, nii et vähemalt abiks ikka, nii et nüüd nosin siin toor porgandeid, nii et väga hea. Maitse on värske ja väga mõnus, nii et ei olnud küll rõdu peal kasvatatud, aga õnneks oli maatükk, kus sai need ilusti maha panna, nii et läks hästi. Nii et jaa, et see ei olnud küll praegult reklaam, et ma kellelegi porgandeid siin müüma hakkan hetkel, aga võib-olla tulevikus mine tea. Mahepõllundus. Kuna hea on, kui meil on, eks ju värsket toitu võtta ja mida rohkem seda kuskilt siit-sealt teada, et see on mahe ja nii-öelda, et ei ole ka mingisuguste mürkide asjadega kasvatatud, et siis seda parem on ja on teada, kui kuskilt saab. Jaa. Siin oli, Arto esitas mitu küsimust, seal oli see, et on kulukas, et on kallim, osta värsket, kui ma ei tea, osta iga päev süüa makarone, et nagu see on lihtsalt väga erinev lähenemine. Et lihtsalt mida selline toidu pealt kokkuhoidmine siis kaasa toob, et alguses tundub ratsionaalne, mõistlik, et ma ei kuluta nii palju rahalist ressurssi sellele, samas ikkagi lihtsalt nagu mõju tervisele, et keha on hästi paljuks võimeline, lihtsalt kuskilt tuleb mingi piir, et siis tuleb keha hakata toetama ja mida varem hakata toetama, seda parem. Ma tegin siin juulikuus vist arvutuse, et iga päev panin kirja, mis vilja ostsin ja palju raha kulus päevas ja 11 eurot keskmiselt läks toidu peale praeguses seisus, ütleme, ülemineku praeguses seisus. Et aja jooksul, päeval ta ei ole küll vennad, aga aja jooksul ikkagi see, ütleme, kui keha puhastub, sa ei tahagi nii palju süüa. Et see on juba investeering selles mõttes, et esiteks sa tahad järjest vähem süüa ja sa ei vajagi enam. Ja sa oled suuteline pikemalt paastuma, kuna see tukselisus kehas ei ole nii suur enam ja happelisus. Et see on selline pensionifond. Võib-olla mainid ära, et kus kohas 11 eurot kulus, et kas see oli mingi fancy, mingi ökopood, kus kõik on maru puhas või? Kallid Arto porgandid. Jaa. Ei, ökopoest ma ostan suht harva. Ostan, aga ta on seal Balti jaamara turul, et aeg-ajalt midagi ostan, aga
seal on ka poole peale alla hinnatud vahest mõned asjad, mis on kõlbulikud. Ja seal turul saab ka vahepeal soodsamalt asju, et alla hinnatud ja siis käin sealt vahel tiiru läbi ja poodides vaatan ka ikka, mis seal viljadest on alla hinnatud. No poed on erinevad. Mõnes poes on väga hea see viljade praakija, et midagi ei kõlba sealt võtta. Aga mõnes poes on nii, et parimad asjad on seal. Et mis ma niikuinii valiks, sellised natukene kortsus need paprikad näiteks või mida mina tean, et neil on kõige maismaad ju, siis nemad hindavad alla ja mulle sobib muidugi. Et need on ka hulgas, ütleme selle 16 eurone päeva hind siis tuleb niimoodi, aga sugugi mitte iga päev ei saa ma mingid allahinnatud asja ja ei viitsi ka minna kuskil jahtama neid. Kui oleks sunnitud, ikka kuidagi üldse raha ei ole, siis elaks võib-olla 3 euroga ka ära, et mingid euroseid õunu ikka saab, piisavalt. Siia võib-olla mainiks kerra, et kui siin rääkida, et süüa palju värsket, siis lihtsalt arvestadagi sellega, et tegelikult päris suur osa sellist puuviljadest, mis poes nagu leiab, siis nad on tihtipeale toored, et mul endale, ma ei saa banaani süüa, kui ta ei ole juba nagu selliseks, on ilmselgelt näha, et hakkab nagu küpseks minema ja tihtipeale on need ka alla hinnatud, kui need, ma ei tea, kuskil triimist vaadata, et need smuuti banaanid, et siis on tegelikult see on, ma täpselt ei tea kõik see, mis protsessid seal toimuvad, aga et ei ole nii tärkliseline ja tegelikult magusam, et ja tihtipeale ongi nii, et need puuviljad, mis saavad koju ostetud, ma ei tea, praegu on hurmaad, et ei ole mingit mõtet süüa seda kivikõva hurmaad, et see ei ole see, mida ta tegelikult olema peaks, et ta seisab hea nädala või 2, et enne kui ta saaks päriselt süüa seda. Väga, väga hea tähelepanek, ma täielikult nõustun. Banaan hiljem, kui ta on väga selline must ja täpiline ja must juba, et siis ta on juba, ütleme, käärib ja ta ei kõlba enam, aga kui ta just on natukene, et täppe hakkab juba tulema ja natuke enne seda juba, siis on ta nagu siuke väga hea. Ja vahest on mõnes poes on, ma olen avastanud, et ta ei ole veel täpiline, aga roheline ka enam ei ole ja ta ei ole veel nii küps, aga ta on ikkagi hea minu jaoks vähemalt. Ja urmaa ju, samamoodi. Esimene urmaa, mis ma aastate eest sain, enne kui ma midagi teadsin sellest liimavabast süsteemist, siis see oli vist küll kõva. Sõin ära ja kiitsin teda. Aga siis teinekord sattusin lõga otsa, siis avastasin, et see on veel parem. Et see võtab aega tegelikult, et neid õigeid puuvilju valida, et aga aastatega see kogemus tuleb ja enamasti tabab märki. Vahest on küll, et annan ennast parima, aga midagi võtta ei ole sellest viljast lõpuks, kui lahti lõikad. Ma räägiks veel mõnedest nüanssidest siis seal ütleme seal loomulikus hügienis, et seal on siis see, et keskendutakse võrdselt puuviljadele kui rohelistele salatitele, et 50-50 suhtes tuleks neid süüa. Liimavabast süsteemis midagi sellist ei ole, et alati on hea süüa suuri salateid, kui oled selles üleminekufaasis, aga pole oluline, kui sa tunned, et sa tahad ainult puuvilja süüa. Ja eks seal loomulikus hügienis austatakse ka paasturežiimi, aga muidu ikkagi tüüpiliselt muul ajal siis ikkagi üleminekuliselt ei mõelda, et alati sama palju salatit kui rohelist salatit kui puuvilja. Ma ise ei kujuta sellist asja ette, et ma ikkagi saan rohkem puuvilju
aga rohelist salatit see on hea meelega enam-vähem iga päev ja noh, sugugi mitte pool, aga ma ei tea, 10% või kuidas nüüd kaalu järgi võtta, et need on kerged enamasti, aga 10% võib-olla ikka või vahest rohkem, vahest vähem. Tähtis selline loogika, mida loomulik hügieen käsitleb, on ka see, et kui tervele inimesele sa ei soovita mingit mürgist asja, siis miks sa peaksid selle haigele andma seda, eks ole. Kui inimesel on kõik korras, eks ju, siis tal pole vaja mingit tabletti või ravimtaime. Siis, kui ta keha on nõrk, eks ju, tervenemisrežiimis, siis selle asemel, et kehale nagu rahu anda, vett juua, eks ju, kergelt toituda vajadusel ja võimalik siis vähem, eks. Selle asemel siis võetakse midagi sellist kahjustavat. Et see loogika on ikkagi see, et mida tervel pole vaja, ei maksa ammugi haigele pakkuda. Kui terve teeb see tablett haigeks, siis haige teeb see veelgi haigemaks. Ja siis loomulik hügieen ütleb ka, et tuleb piisavalt süüa, kaloriteooriaga seotud, et mina toetan ka seda, et söö ikkagi nii, et isu täis on. Kui sööd seda toortoitu ja sööd seda toortoitu ja isu ei saa täis, siis tuleb võtta keedetud viljad ikkagi appi, eks ole, aga loomulik hügieen seda nii selgelt ei ütle, eks. Limavabas siis on oluline. Aga jah, et piisavalt süüa tuleks ikkagi. Need stimulandid, ütleme, need piprad, soolad, need panevad inimest nagu üle sööma ka. Esiteks jätame kõrvale selle, et ütleme, sellise kahjustava toidu söömine, ükskõik mis määral on üle söömine, aga isegi ütleme sellist limavaba toitu, toortoitu süüa siis koos nende ärritajatega, pipraga ja selliste asjadega, sooladega ja ülemõlikuliselt kõik on hea, aga pika pärast poole aastate möödas, et peaks ikkagi vaikselt nendest loobuma. Vahepeal, minu meetod on see, et kui midagi ikka mingi selline ärritaja, ajalooliselt praegu me neid ärritajaid eriti või üldse hetkel ei ole mul menüüs. Aga ajalooliselt, ma mainisin soolavaba aastat. Et minu meetod ongi see, et tean, et see on ärritaja iga kord, kui ma seda võtan, eks ole, aga siis hiljem on nagu annab tunda. Okei. Täna ei võta, homme ei võta, ülehomme jälle võtan, eks. Selline annab jälle tunda. Päev või paar on jälle halvem olla kui selline enesetunne kui muidu, eks. Siis minu meetod on, teen pikema pausi. Kuu aega, aasta aega. See aasta on näiteks selline enam-vähem rasvavaba aasta, paar korda olen siin. 3 avokaadot söön mõni kuu tagasi ja see oli kui ülearv. Et siis on palju lihtsam aru saada ka, et esiteks aru saada ja mõjudest pika pausi järel. Ja teine on see, et keha ei talugi lihtsalt enam. Neid asju, mis sa tundsid, et sind ummistavad. Ja nüüd sa nagu ei saa nende ütleme see ülesöömise peale üldse tagasi minna. Sest keha on vahepeal
selle kohastumise unustanud nii-öelda. Parasiidid jah, Arto küsis enne. Parasiitidega on see teema, et parasiidid on kehas, ütleme, olendid, keda me nimetame parasiitideks. Nad on seal, ütleme, olulise funktsiooni täitjad. Mitte kõik, ma pakun, et mingisugune lameussi või siis mingisugune, mis on see paeluss, mis on, ma arvan, need ei ole vist su sõbrad või aitavad sul seedimisele kaasa või? No jah, ütleme, eks nad kipuvad üle võtma seal võib-olla mingil määral, eks ole, ja nende mürgid veel lisanduvad, seedimismürgid. Aga põhjus, miks nad seal on ikkagi see keskkond, need lihajäägid seal, mis ma mainisin ennem, et sooltesse jääb neid pidama, ütleme, lihtne on mõista, kuidas jääb särklise jääk soole seente külge, kleepub, eks ole. Aga kuhu see liha seal pidama jääb, on see, et tekivad soolte seintesse teatud sopistused, väljasopistused. Ja siis need, ütleme, lihatükid pääsevad koos muu toiduga sinna ka. Ja sealt enam tihtipeale nad edasi ei liigu, et siis jäävad sinna aastakümneteks. Liha põhjustab happesust ja sooleseened muutuvad nõrgemaks. Ja seetõttu jääb neid lihajääkaga sinna ja need parasiidid nendega seal tegelevad. Aga see ei ole muidugi optimaalne, et need lihajäägid seal on ja et need parasiidid seal on. Aga parasiitidest lahti saamine ei lahenda ikkagi probleemi. Ja kõik need parasiidi preparaadid, need ikkagi, siuke legend, mis on minu seisukohalt maagiline mõtlemine, on see, et need mürgid ainult ründavad parasiite, kui sina sõid neid oma kõhtu. Et see ei ole tegelikult loogiline. Et see mürgitab sind ennast ka. Et see ei ole tegelikult abiks. Et isegi kui sa suudad neist mõne seal ära mürgitada kuidagi, milles ma kahtlen, siis see ei ole lahendus. Ja need seened, ütleme, need minu arusaamist mööda on tärklise tõttu seal. Või suhkru? Suhkru, jah. Tärklis ongi, ütleme, liitsuhkrud. Et see puuviljasuhkur, see läheb läbi puhtalt inimesest. Aga see tärklis, see ei lähe nii. See tärklise, selle suhkru olemasolu, see liitsuhkur, ütleme, keha peab lagundama selle liitsuhkruteks, et seal kuidagi sellega toimetada. Ma ise olen ka tundnud, et niipea kui ma tärklist olen söönud siin aastaid tagasi, nii tekkisid siin ja seal sügelused, et see annab nende seentest nagu seente kohta mõista, et nad on jälle kohal. Ikkagi see ummistuse vähenemine aastate jooksul, see ikkagi lahendab kogu selle probleemi, et see parasiitide peale keskendamine sellest, ütleme, nende süsteemid ja minu seisukoha järgi ei ole abi. Kuigi ma olen ise ka neid protseduure teinud, aga ei ole mingit nagu kuidagi mingit tõendeid näinud, et sealt midagi siis ikkagi väljub. See puhastus kuidagi toimub. Ühesõnaga, need parasiidid on ainult siis seal, kui neil on sooduskeskkond seal, eks ole, soodne, ütleme, pinnas seal kasvamiseks ja olemiseks, tegutsemiseks, ütleme, head elutingimusele, ütleme siis nii. On toitu, on meeldiv, ma ei tea, happelisus või mis iganes seal parasjagu on, ja nad saavad seal nautida ja paljuneda ja oma elutegevust teha, eks ole, et siis neil on seal happy life nii-öelda. Ja kui seda seal enam ei ole, et siis meie toitumise muutuse tõttu, siis nad seal nagu enam elada ei saa ja kolivad minema nii-öelda, eks ole, või surevad ära või mis iganes ja keha siis viskab nad kenasti välja. Ja oledki vaba parasiitidest selles mõttes lihtsalt toitumise muutmisega tundub sedamoodi, sest et sinu keha sisekeskkond on teistsugune sel juhul. Jah, ma arvan küll niimoodi, jah. Alati jällegi on see raskus, et sa ei näe sinna soolte sisse, aga ütleme siin
paastudega aeg-ajalt inimestel ikkagi tulevad need limaribad sealt välja. Isegi noh, sellised pikad mustad klombid, piklikud jämedad ribad mingid. Noh, ainuke järeldus on, et sooleseinte külge klammerdunud selline ollus see pidi olema. Ja siis inimesed tavaliselt annavad teada, et see on maru. Et maru hea tunne oli peale seda, kui see jama sealt väljus peale seda. Mingis mõttes on siis see, et inimesed käivad saunas, nad saavad naha puhtaks ja on kergem olla ja siis naturaalse hügieeni jälgimisel sa saad nagu ka nagu seespoolt puhtaks ja sul on kergem olla, et sest sa saad milleski lahti, mis on nagu pikka aega olnud nagu ummistuseks. Ja siis ütleme, kas see parasiitide teema, ehk siis kui sa keskendud parasiitidele, ehk siis nagu ma tahan parasiitidest lahti saada, siis on mingi vaheetapp, kus tegelikult seda nagu algpõhjusega ei tegeleta või ei tegeleta sellisel määral, mis takistaks nagu tagasi tulemas põhimõtteliselt, et ma sain kuuri, mul on kergem olla ja siis nagu põhimõtteliselt, ma ei tea, mingi aeg läheb mööda, sul on sama probleem, et sa nagu jääd mingisse rattasse justkui, et ja siis lõpuks on see, et ei tea, mis nagu noh, ma arvan, neid uuringuid ei ole tehtud või et kui, mida tähendab, kui pikaaegselt teha mingid need ürdid või taimed või juured või mida nagu tarbitakse selleks, et see elukeskkond nagu vastikuks teha sellele parasiidile, aga mis see nagu kehale teeb, et seal on jälle, et võib mingi muu mürgistus tulla, et mis nagu teeb nagu mingi muu probleemi selle asemel. Jah, tõsi. Eks ma võiksin tükk aega muljeid jagada, ma olen ka teinud igasuguseid protseduure siin maksapuhastust nii-öelda ja neelanud seda oliivõli koos kreibi mahlaga segatuna ja küll oli rõve. Ja siis pärast tundus, et midagi õiget, et tuli neid sapikivisid sealt välja ja sapipuhastus või mis ta oli, maksapuhastus, mäletan. Mingid tegelikult tagantjärele kohtasin arvamust ja ma kipun sellega nõustuma. Et need rohelised klombid, mis sealt lõpuks välja tulid, need olid, ütleme, soolastiku keemilise ja maa keemiliste protsesside tagajärjena klombistunud õli. Et mingid kivisid sealt niimoodi kätte ei saa, see kivi ikkagi peab seal laustuma lõpuks soodsa keskkonna tekkides aja jooksul. Ja no vahest nad tulevad välja, siis kui nad väiksemaks muutuvad, eks ole. Seda ma olen vist kuulnud, inimesed pissivad neid välja. Loomulikus hügienis vähemalt seal grupis, millega ma olen rohkem tuttav selle grupi temaatikaga kui ütleme raamatutega, kirjandusega, aga seal grupis räägitakse sellest, et 3 režiimi on ööpäeva jooksul. Lõunast kell 12 kuni õhtul 8 on selline seedimisperiood, et siis on optimaalne aeg süüa. Ja parem, kui lõpetad söömise enne kella 7 õhtul. Ja siis on tal tunnik aega, et järgmiseks režiimiks valmis olla, mis on 8 õhtul. No keha loomulikku režiimi on siin silmas peetud, mitte mingit süsteemi välja mõeldud režiimi. Ja ma olen tundnud, et see on üsnagi peab paika siin. Et õhtul mingist hetkest enam tunned, et asjad õieti seedida ei taha ja et see 8 õhtul siis 4 öösel on selline, kus keha omandab neid toitaineid siis. Ja 4 öösel kuni lõunal 12 on siis niisugune puhastusrežiim. Ja kui on vaja süüa hommikul mingi kell, et siis ikkagi puuvilja on optimaalne või siis rohelist salatit või rohelisi kurke asju, et kui on tunne, et peaks neid sööma. Tahad sa, Reimo, panna kõik need lingid ka juurde, et mis raamatud, mis need
autorid on erinevad ja siis see Facebooki grupi link äkki ka või mingi selline? Jah, kindlasti, panen sinna alla kõik. Suvilised saavad siis ise minna edasi avastama ja uurima, et et jah, aga vist hakkame vaikselt kokku tõmbama saadet, et jah, no võib-olla mainiks korra veel toitude kombineerimist, et kes tahab juba tavalise toidu peal veidikene muudatust teha, et ei soovitata loomulikus hügieenis 2 valgurikast toitu korraga süüa, näiteks liha ja ube, et süüa siis ainult liha, eks ole, selle salatiga, rohelise salatiga. Noh, tähtis on see, et tärklisrikast toitu ja valgurikast toitu süüa, need on kõik lemmiktoidud, eks ole, et hamburgerid, kartulliha, eks ju, makaron, hakkliha, riis kanaga, kõik on selles mõttes valed kombinatsioonid. Kes tahab kehale rohkem õlpu anda, see peaks siis neid toite sööma pigem ükshaaval või üheliigilised koos, kuidas keegi. Eks ei saa otsustada. See on siin lihtsalt minu kogemus, aga jah, et süüa neid tärkliseid koos teravilju, eks ju, või kartulit siis koos rohelise salatiga ja selliste asjadega. Ja liha samamoodi. Kui nüüd puuviljadest rääkida, siis melonid, kaasa arvatud arbuus, neid võiks süüa siis eraldi ja enne teisi, sest nemad seedivad kõige kiiremini, 20 minutiga. Et ja peale seda siis süüa siis rohelist või teisi puuvilju. Rohelised on seal loomulikus hügieenis neutraalsed ja sobivad enam-vähem kõigega, kaasa arvatud puuviljadega. Nad söövad siin banaani koos aroomasalati lehega näiteks. Ja põhimõtteliselt siis ongi see roheline smuuti on okei, et paned blendrisse selle banaani ja mingid leedkapsast, siis see on hea kombinatsioon. Nojah, umbes nii. Eks siin on veel palju rääkida, aga ma arvan, et igaüks uurib ise edasi. Siin on tähtis teema on veel käärimine, mis eksimused söömisel ja toitude kombineerimisel ja kella ajal, millal süüa, kuidas nad põhjustavad käärimist ja kuidas käärimine kehas mõjub. Räägivad sellest. Ütleme nendest isudest räägitakse, närvienergiast räägitakse, tunneb huvi, uurib ise edasi. Annan kõik allikad, mida ma tean, tähtsamad vähemalt. Nii et minu pärast, kui küsimusi ei ole, siis võime otsad kokku tõmmata. No väga hea, tänud sellise kokkuvõtliku ülevaate eest, Reimo, ja tänud ka kaasa mõtlemast ja küsimuste eest, Anatoli. Et selline päris oluline teema ja puudutab ilmselt meid kõiki, kes me siin toitu vajame siin maa peal, et ilmselt meid kõiki. Nii et usun, et siit tuli kindlasti lisamõtteainet ja võib-olla ka lisatoitainet nii-öelda siis võrdpildi mõttes natukene. Nii et soovin kõigile head isu ja häid valikuid. Nii et olge hoitud ja terved. Kohtumiseni juba järgmises saates.